Juba 16. korda toimub Kohilas Tohisoo mõisapargis potilaat, samas 14. korda ka Tohisoo mõisapäev. Tänavu osaleb potilaadal paarkümmend keraamikut. Kogu umbes 40-tunnine põletusprotsess algab pakkimisega, mis jätkub ahju kütmisega, kusjuures temperatuur ulatub 1200 kraadini. Kui ahi on maha jahtunud, saavad keraamikud sõna otseses mõttes kätte ning näha katsuda, kuidas nende looming õnnestus. Ja eriliseks teeb selle ahju? Eriline on ta selle poolest, et viskad sisse puid, leek käib ümber asjade, tuleb ilusti korstnast välja, lendavast tuhast tekivad efektid ei ole võrreldavad mitte ühegi vabrikus toodetud asjaga, et see on selline ilus, eriline ja ainulaadne, ütleme nii. Ega potilaadaga põletus lõppenud. Kohilasse tuli oma potte põletama kauge külaline Jaapanist Takashi Nakasato koos oma assistendi Fumiko Nagoiga. Takashi-san, kes 14. põlve keraamik ja korraldab näitusi üle maailma, tähistab tuleval aastal oma 80. sünnipäeva. Takashi on oma kodumaal väga auväärne mees ja kannab tiitlit rahvuslik aare. Eestiga kohtus Takashi meie keraamiku Andres Alliku näol. Takashi tahab oma sünnipäevaks põletada 80 suurt potti ja need üle maailma välja panna. 4 potti saavad tulda ka siin Tohisoo mõisapargis asuvas Anagama ahjus. 先生はアンドレスのこの窯に惹かれて、エストニアにまで来て、窯、ね、大きな壺を焼いていらっしゃるわけですけれども、この窯でどんな壺が焼き上がることを期待していますか？教えてください。アンドレスの窯、それからそのアンドレスの考えてる焼き方っていうのは、僕の趣味っていうか僕のやりたい焼き方とか結果的に、こういうふうに僕がイメージしているのとアンドレスが思っている窯、焼き方、こういうのが美しいという、それが非常にこう一致するんですね。それで、この窯に非常に期待してます。じゃあアンドレスの求める美しさと焼き物の美しさと先生が求めている焼き物の美しさとがエストニアと日本とで一致したということですね。Exactly. そうです。